Kas sa oled valmis või? Tšau kõigile, täna jälle Merka siin ja mina olen koos oma poja Roveniga, kes saab homme meil juba 10-kuuseks. 10-kuuseks saad, jaa. Ja ma tellisin siis Rovenile AliExpressist huvitavaid asju ja tellisin nagu selliseid asju, mida tegelikult võiks meil ka vaja minna või siis mitte. Aga ma arvan, et alustame selle videoga ja vaatame, mis need huvitavad asjad siis täpsemalt on. Esimene asi siis, mis ma tellisin, on tegelikult tüdrukule. Ja tegemist on, sa oled elevülje, sellise asjaga, nagu see on peapael. Ja siin on nagu väiksed juuksed tutid. Ja see käib nii-öelda siis pähe. Näiteks, kui su lapsel ei ole piisavalt juukseid peas, sa tahad pildistama minna, siis sul on vaja lapsele parukat ja siin on nii-öelda need juuksed siis küljes. Roven, kas proovime või? Anna andeks, kui sa seda videot kunagi pead vaatama. Sa oled nii nunnu. Vaata ennast. Siin on kõik siuksed juuksed. On ilmus, jah? Kas sa oled väike Sandra nüüd või? Väike Sa oled nii armas. Vaata. Me peame seda Issile näitama. Issi, kas sa tahad Sandrat näha või? Lihtsalt ma ei saa. Ma jätangi selle reaalselt talle pähe. Kas sa oled uhke enda üle? Sa oled nii nunnu tibupoja. Sa oled nii nunnu. Liigume kahjuks edasi. Järgmiseks on meil siis sarnane asi. On täpsemalt selline lipsukene. Ja see käib siis klambriga juuste külge. Ja ma tahtsin Roveni värvi nagu juukseid, aga seal ei olnud nagu pea peale. Sa oled nii armas, ma ei saa. Vaata. Väikse tuttu, kui sa oled nii uhke veel enda üle. Sa oled nii uhke ja nii vapper. Anna andeks, Romen, et ma naeran, aga sa oled nii nunnu. Kusjuures see tutt näeb väga hea välja. Siin on nagu hästi hea kvaliteediga see. Ja ta näeb välja nagu see Flintstonides, nagu see väike tüdruk. Ma ei tea, mis ta oli, aga sa näed üliarmas välja, Rovu. Ma ei taha seda üldse ära võtta. Aga okei. Ülilahe asi minu arust. Ja, liigume edasi siis peakaunistusega või peapiirkonnaga seoses. Ja järgmiseks mul on siin siis selline asi. Roven, sa juba tead, mis asi see on, ja? See on siis nii-öelda lastekiiver. See on tagant reguleeritav. Ja see on siis mõeldud selle jaoks, kui nagu laps kõndima hakkab, siis sa paned talle selle pähe, seod lõua alt kinni ja siis nii-öelda, kui ta kukub, siis ta ei löö enda pead kuskile nurga peale ära. Ühesõnaga ta ei saa haiget. Ja meie oleme siis seda nii-öelda 2 kuud katsetanud. Me ei kanna seda kogu aeg, aga alguses näiteks, kui ta hakkas nagu mööda diivanit nagu edasi-tagasi käima ja kuskil teravate nurkade juures oli, siis me panime talle selle pähe. Ja kusjuures päris hästi talle meeldis, et ta ei kakkunud seda üldse endal peast ära. Nüüd võib-olla juba kakkub, sest ta on vanem. Kui meil oli vaja teda silmapiirilt nagu kuskile eemale lasta, ei olnud aega nagu valvata, siis me vahest panime talle selle mütsi pähe. Et jah, kogu aeg me ei hoidnud teda selle mütsiga, ärge seda arvake, et me lasime tal ikkagi kukkuda ka päris kõvasti kogu aeg. See müts on kusjuures jumala 10+, et mulle väga meeldib. Ja sellest oli nagu mega palju kasu ka, et soovitame. Järgmiseks on siis meil selline aparaat
ja ma pole seda isegi lahti teinud ega proovinud. See on nii-öelda siis nagu kõrvade puhastamiseks. Siia valid nagu sobiva otsiku endale ja siis see läheb põlema. Ja nagu siin on päris hea valgus isegi. Ja see on nii-öelda nagu väiksed pintsetid on, et sellega võib-olla saab nagu mingit mustust või asja kõrvasest kätte. Roven, vaatame, kuidas see toimib. See läheb siia kõrva sisse. Vaata niimoodi. Vau! Kusjuures see väga hästi nagu valgustab ka. Vaata, mul on tähelepanu vaja juhtida mujale. Vaat seda. Kusjuures see võib olla isegi päris asjalik, et valgustab kõrva nagu päris hästi, et ma pole neid veel kasutanud, aga kindlasti ma jätan alles. Ja siin on nagu 3 erinevat... Okei, võta enda kätte siis. Ja siin on nagu sellised erinevad otsikud siis, et saad valida, milline abiks võiks olla. Kas tahad sellega mängida või? Niimoodi liigume edasi ja mul on siis täpsemalt nagu siin paar asja, mis on nagu beebide jaoks mõeldud, mida saab nagu koju osta ja sellised asjad, need on meil juba kasutatud, näevad suht rõvedad välja. Need on mõeldud siis uste peale, et juhul kui ta õpib nagu ust edasi-tagasi lükkama, siis ta ei jäta oma sõrmi sinna vahele. Ja need on väga asjalikud olnud, et ma kogu aeg neid kasutan nagu magamistoa ja vannitoa uksel, et juhul kui ta nagu mängibki, siis ei juhtu midagi halba. Ja need on siuksest nagu vahtkummist ka, et neid on nagu hästi hea närida ja me oleme neid ka vannis nagu vannimänguasjadena kasutanud. Et need on väga head asjad, mulle täiesti meeldivad ja ma olen õnnelik, et ma need tellisin. Sulle ka need meeldivad, on ju? Järgmised asjad, mis ma tellisin, on siis täpsemalt sellised. Ja need on siis silikoonnurgad ja need käivad siis ükskõik kuhu terava nurga peale, kappidele, laudadele. Ja siin olid ka nagu teibid kaasas, mis siia sisse läksid, et nad nagu nurkade pealt maha ei libise, eks ole. Aga Roven näris kõik need nurkade pealt ära, kakkus hammastega lahti. Ühesõnaga need teibid ei hoia. Ja kogu aeg ma avastasin ta toas ringi käies, et tal on see nurk jälle suus. Ja selles suhtes ma ei ole poest nagu mingisugust teist kahepoolset teipi ka ostnud, et neid uuesti kinnitada. Aga noh, paari kohta ma ikkagi paneksin need, kui ta isegi suuremaks kasvab. Lihtsalt ma loodan mingisuguse tugevama teibi leida, mis neid kinni hoiab. Järgmine siis sarnane teema nagu kuidas nagu last kodus kaitsta, on sellised nupukesed. Need oli pakis mitu tükki, aga ma olen neid juba kasutanud. Ja need nii-öelda käivad siis sahtli vahele. Ma panen siia ka videoklipi. Et kui sa sahtli lahti tõmbad, siis see avaneb. Ja kui kogemata nagu ta lükkabki selle sahtli tagasi kinni, siis see vahepeal on alla kukkunud ja nii-öelda seal näpud vahele ei jää. Aga samamoodi see teip, mis siin taga on, ei hoia absoluutselt. Nii et mingi aeg nad olid mul kasutusel, aga lihtsalt ma ei jõua neid kogu aeg tagasi panna ning et ma võtsin nad praegu üldsegi ära. Järgmiseks meil on siin selline mänguasi. Ja ma ei ole täpsemalt kindel, nagu mis see peaks tegema, aga see tundus siuke fun olevat. Siin on nagu selline tamiil, on see tamiil või? Mis iganes, läbipaistev niit. Ja see nagu liigub. Äkki isa, võta kinni. Võta kinni. Võta kinni. No, võta. Ma ilmselt usun, et siukestele väikestele beebidele mingi 4, 3, 5 kuustele nagu päris ägedalt peaks see nagu meeldima. Ilmselt see nagu väga kaua ei kesta suurema lapse käes, nagu Roven suutis sellel juba pea otsast ära tõmmata. Kas sa kiidad selle heaks ja... Tundub, et see meeldib talle nii, et 10 punkti.
järgmiseks asjaks meil on siis on selline asi, siin on sellised käetraksid ja selja pealt näeb see välja selline väike nahkkiireke ja siin on siis nagu koti osa ka, et siia saab nagu mingisuguse asjad sisse panna, kui ta suurem on. Siin on nöör ka. Kui laps veel väga hästi püsti ei seisa, siis sa paned talle nagu selle selga ja siis sa saad teda siit nöörist hoida, temaga jalutamas käia, õue pissitama minna nii-öelda. Et minu arust see on nagu suht fun asi selles suhtes ja kui ta nagu kõndima õpib, siis nagu päris hea on tegelikult teda natukene nagu toestada siit, et ta nagu kogu aeg upakile ei käiks, nagu eriti nagu alguses vist, kui ta nagu kõndima õpib, et ma ei tea, minu arust tundub see nagu suht nagu lahe asi olevat, nagu siuke abistav. Kas sa tegid sellel 1-0 juba või? Kas sa rebisid tal keha otsast ära või? Ja Roven, meil on ainult 3 asja jäänud ja meil on järgmiseks siis selline asi ja see on nii-öelda siis termomeeter, lutt termomeeter, mille üks pool läheb siis suhu ja siit näitab siis elektrooniliselt kraade ja Kaspar seda ka juba esimesel korral kohe proovis, et kas see töötab. Ta nagu läks tööle, kraadis nagu normaalse temperatuuri. Ma lugesin ka tagant, et sellel on nagu 2 kraadi siuke erinevus võib sisse jääda. Tahad sa seda proovida? Piksu! Ühesõnaga, emme peab siis ise katsetama. Kolmkümmend 5-4 näitab, selles suhtes ma ei tea, kui õige või vale see on, aga samas suht lahe idee, nagu kui su laps võtab lutti, et ma ei tea. Ma ei oska midagi sellest arvata, me ei kasuta seda. Meil on selle jaoks nagu teistsugused termomeetrid. Järgmine asi, mis ma Rovenile ostsin, kui ta veel lutti võttis, on siis selline. Selline. Ja see on siis silikoonist. Kas sa seda tahad proovida või? Lutt, vaata niimoodi. Njom. Okei, emme peab jälle siis proovima. Nüüd sina tahad siis seda, jah? Nüüd sina. Nii palju siis sellest. Niimoodi. Krõpinad. Niimoodi hambakesega. Ja viimane asi siis on täpsemalt selline. On siis nii-öelda selline hammastega samamoodi silikoonlutt. Seda. Jaa, nii hea lutt on. Vaat, see läheb suhu. Njam. Sa ei taha seda või? Ei taha. Emme peab siis ise panema. Vaata. Ei kõlba see mitte kuskile, jah. No okei, me saime vihjest aru. Aga suured tänud, et te seda videot vaatasite. Meil oli seda väga tore teha. Ma loodan, et Roven, sul oli ka nagu põnev neid asju uudistada. Osasid sa polnud siit näinudki. Jaa, muideks ma tellisin tegelikult veel asju, aga selle viiruse tõttu ei ole nagu paljud asjad ka kohale tulnud. Nii et ilmselt tuleb ka sellel osa 2 mingi aeg. Nii et olge lainel, ärge unustage subscribe'ida, likeida. Ja kohtume juba järgmisel korral, nii et tšau! Kuule!